Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Pole ilmselt kahtlust, et suurim hitt kannab pealkirja Despacito, mis hispaania keelest eesti keelde panduna tähendab otsesõnu aeglaselt. Lisaks edule edetabelites läks Despacito inimestele nii palju korda, et see on nüüd YouTube'is läbi aegade enim vaadatud video, mis tõuganud toolilt kuulsa Gangnam Style'i. Poole aastaga on Despacitot käima klõpsatud üle 3,5 miljardi korra. Tulemus on seda vägevam, et laulu autorid ja esitajad, Puerto Ricost pärit Luis Fonsi ning Daddy Yankee on Ladina-Ameerika popmuusikas küll võrdlemisi tuntud, ent mujal maailmas ei teadnud neid enne seda keegi. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Lapsena Ricky Martini poistebändi Menudo jumaldanud Fonsi on korra küll soojendanud Britney Spearsi ning regatoni kuninga hüüdnime võitnud Daddy Yankee teinud endale 2004. aastal nime hitiga Gasolina. Ühes Kolumbia pealinna Bogotá ööklubis kuulis, hitivagunile hüppas ning loost oma inglisekeelse remixi välja andis. Bieber polnud muidugi ei esimene ega viimane. Loost on oma versiooni teinud näiteks saksofonimängija Kratsiota, multifilmi Mina supervaras tegelased käsi. Me katsume siis oma improviseeritud eestikeelse variandi Koit Toome ja Jorma Puusaagi abil. Ütlesin, et huvitav, et iga kord, kui ma autos istun, kui ma auto raadio keeran käima, tuleb üks sama laul kogu aeg. Ja siis ma mõtlesin, et selline huvitav lugu, et tõesti palju mängid seda ja siis oli, ma arvasin, et ilmselt tuleb ilmselt selline korralik suvehitt, aga et selline purakas, et tuleb rütm sisse. See on väga eriline lugu, jah, see siis mitte ainult ei ole Gangnam Style'i võitnud, vaid üldse maailma kõige enim vaadatud YouTube'i video ja enim vaadatud muusikapala seal hulgas. Kõige enam midagi rohkemat ei saa olla. Selles mõttes muidugi ma arvan, et see on loogiline, et see on nagu olümpia ja need rekordid ja maailmameistri rekordid, et kuna see sotsiaalmeedia osa ja see kogu iga aastaga tõuseb, neid vaatajaid ja jälgijaid tuleb aina rohkem ja see kogu asi kolib rohkem sotsiaalmeediasse, siis ilmselt me hakkame tulevikus aina rohkem nägema neid rekordeid, keegi jälle tõukab kellegi droonilt ja tuleb mingi lugu, mida vaadatakse veel rohkem. Aga fakt on see, et see on selle aasta ilmselt päris kindlasti enam kõige suurem hitt. Mis su enda YouTube'i rekord on? Ma ei tea, kas oled sa hoiad silma peal? Ma seal silma peal ei hoidnud, aga ma arvan, et äkki võib olla, ma tean, et mingil aastaga tagasi ma vaatasin, kas Valgetel öödel oli äkki 2,5 miljonit või midagi sellist. See on ka väga aukartust ärata vaadata sul tegelikult Eesti artisti kohta. Mis selle loo teeb siis selliseks, et ta tõesti kaasa haarab ja ta hakkad ennast liigutama? Mina ei oska sulle seda, Marko, vastata tõepoolest, aga selles loos on mingi asi, mis ta mängib nagu lastele ja ta meeldib, kõik lapsed lähevad täiesti aasa seda. Me tegime sellise viisaka muganduse eesti keeld, et ka perede ja lastega võib seda kõike nüüd vaadata. No te siin sõna otsus mõttes said need sõnad kätte eesti keelde panna, et me siin paar korda Jormaga proovisime läbi ja eesti keelde seda panna niimoodi siin 3-4 on suhteliselt raske ülesanne, aga me proovime Jormaga siin gitarriga. Jorma, kuidas sul gitarriga, kuidas see gitarri käigud, seal on see gitarr, seal üsna esil, kui raske sul seda selgeks oli õppida? No ta on ikka üsna gitarripärane õnneks, et klaveri partiisid oleks keerulisem mängida, aga see ongi puhas kitarlugu nii-öelda. See on tegelikult, kui hakata seda põhja kuulama, tegelikult see on ju lihtne 3 tuuri laul, aga jällegi see meloodia ja see laul, mis seal peal käib, see on kogu aeg väike. Ütlen ausalt, olen pikalt vaatan siin, tahan sinuga ma tantsida. Ruttusi, et me poleks tunda vaja pettumusi. Aegamiisi, teeme tantsu koos me aegamiisi. Harjutame kahekesi keerutusi, lõpetuseks annan sulle väikse musi. Aegamiisi. No suurepärane. Kõlas väga hästi, kuidas ise oma eestikeelse versiooniga rahul jäid. No see ei ole minu eestikeelne versioon, selles mina ei teinud seda teksti. Mina ise proovisin seda kuidagi moodi selle tekstiga. Kõlab täitsa usutavat. Ei täiesti, kusjuures täitsa lauldavat sõnad on tõesti, et see on uskumatu, et sellise
lühikese ajaga selline isegi asi valmis tehti, see on muljet avaldav, et aga oli natuke niimoodi püsimus. Mis selle raskeks teeb siis? Mis selle sinu kui nii professionaalse, nii tõesti kogenud põhiliselt lihtsalt see, et need lihtsalt siin on nii palju seda laulul seda rütmikat ja fraseerimist ja seda, see on kõik mingid trioolid ja asjad, et iga rida on natuke erinev, et tundub hästi lihtne lugu, aga tegelikult ta ei ole sellise väga konkreetse lihtsa viisiga nagu tavaline poplugu, et see on niisugune peaaegu pool nagu räpitud see laul, et see on selline, selles mõttes on hästi palju tihedat teksti. Suurepärane, tegelikult 2 sõna enne kui me selle intervjuu lõpetame sinu tulevikuplaanidest, et sa hakkad tegema kaasa Hüljatutest ja võib-olla muidu ei oleks sellest ka põnev rääkida, aga Vanemuise teater toob Hüljatud sel sügisel välja ja sa oled taaskord rivis, aga ma saan... Ma tegin 16 aastat tagasi ja Hüljatud Linnaalis 2001 aastal, siis ma mängisin noort tudengit Maarjuse rolli ja nüüd siis 16 aastat hiljem nüüd hakkan siis järgmisest nädalast hakkavad Tartus proovid ja mängin Valžani osa, mida omal ajal mängis Jassi Zaharov. Nii et sa oled Jassi Zaharov ikka jõudnud? Asi on nii karm, jah. Marko Matvere püsib ikkagi rivis, ta mängib sama rolli. Marko, jah, no vat. Marko on hästi kuidagi vastu pidanud. Sa pead talt nooruse nippe küsima. Kuulge, aga suur aitäh igatahes siia stuudios tulemast ja Hüljatudest me kindlasti jõuame veel rääkida. Suur tänu, aitäh.